minul oli täna tegelikult plaan rääkida veidikene oma isast, kuna me oleme siin üsna meie talu ligidal, kus siis 74 aastat tagasi algasid sellised eluteed. Et ma arvan, kas te jõuate ära oodata või tahate süüa või mis me teeme? Jah, siis kuulame. Räägi. Jah. Nii et 74 aastat tagasi hommiku kella 6 ajal vuras siis Tori õue peale üks veomasin, kus kastis oli 6 meest. 2 olid eestlast, kes oli võetud siis kaasa nagu tõlkideks ja 4 olid sõjaväe vormis. Ema toimetas see aeg just oma loomi laudas. Mehed hüppasid autolt maha ja läksid ema juurde. See, kes seal kabiinis istus, see oli ohvitseri moodi meesterahvas. Võttis välja paberi ja luges ette, et paragrahv selle alusele kuulub see pere väljasaatmisele. Põhjuseks oli vaid see, et meie talus Saksa ajal olid töötas, Saksa ajal saatsid sakslased taludesse Vene vange, kes pidid sõjavangid venelased, kes siis saadeti taludesse tööd tegema. See oli kohe üks põhjus. Teine põhjus oli see, millest ma ei ole siiamaani aru saanud, oli see, et meil olevat on viljapeksumasin. Tegelikult see ei olnud meie oma. Kuna isa oli meil siuke aktiivne mees ja ma ei tea, kas ta oli küla vanem või midagi niukest. Tema korjas rahad kokku talunikelt ja tellis Saksamaalt endale või mitte endale, vaid külale selle viljapeksumasina, et natukene inimeste tööd muidu kergendada. Ja kolmas, kõige suurem põhjus oli siis see, et 48. aastal hakati moodustama, 45 lõppes ju sõda, teine maailmasõda. Ja 48. aastal hakati moodustama kolhoose. Nii ka siin oli see, kutsuti kokku külarahvas ja räägiti need asjad ära, et nüüdsest on siis niimoodi, et tehakse kolhoos. Selle eest vedajaks määrati meie isa, nagu kolhoosi esimees oleks temast saanud. Meie isa oli väga selle vastu ja ütles, et tema ei taha küll käia oma küla peremeeste juures või ajamas ära loomi ja kõik ju konfiskeeriti, kõik viljad ja heinad ja kõik absoluutselt ja isa keeldus kategooriliselt. See oli see kõige suurem põhjus, ta oli nagu riigivastane mees. Ja siis see loeti emale see ette ja ema oli siis, ta hakkas nutma ja oli öelnud, et kas ma siis vähemalt selle viimase lehma võin lõpuni ära lüpsta. Seda tal lubati. Ja siis tulid kohe need mehed tulid tuppa, käisid läbi kõik kambrid, seda ma mäletan tohutult hästi. Mina magasin see öösse ema kõrval voodis, kui sinna sisse tuli üks suur mees ja läks kummuti juurde, ema voodi otsas oli kummut, kus seina peal rippus kulltuur. See oli meie ema suur mälestus oma isast, kelle siis sakslased tapsid ära sõja ajal ja ema kutsuti oma isa tuvastama, et kas see on see õige mees ja siis kuna venelastel oli kiire olnud, nii et nad ei olnud võtnud ära seda kulltuuri, vaata kui te teate vanade piltide peal oli sellise ketiga. See oli kõik alles ja tubakakott ja ema hoidis seda kella omal mälestuseks ja seda ma tean, kui see mees tuli sinna või selle kummuti juurde ja tõmbas raksti selle kella sealt ja pani endal tasku.
ja siis ema lõpetas seal laudas selle tegemise ära, tuli tuppa. Aga need 2 Eesti meest, need olid jumal tänatud siis sellised abivalmis, et nemad kohe võtsid voodist madratsi ja vanasti olid ju õled sees, puistasid tühjaks ja panid sinna sisse siis mingil moel neid riideid, mis me kaasa pidime võtma. Aga seda öeldi, et aega anti meil 2 tundi ja kästi võtta kaasa soojad riided ja 10 päeva toit. Emal olid pandud leivad, kerkisid ahju ees, ootasid, kui ahi ära kööb, et saab ahju panna. Need jäidki minu teada panemata, ma ei tea, kas Ande teab. Ja siis tänu nende meestele, need 2 Eesti meest, kes oli, siis ema sai kaasa midagi võtta. Ja juba oligi see auto tagasi, nii et nad mitte siit ainult meid ei küüditatud ära, vaid siin tee ääres Saaruks oli see. Ei, Langu pere. Langu jah, kes siin oli jah teisi peresi ka, need olid juba peal ja siis polnud muud, kui meie mehed viskasid selle koti siis sinna taha kasti ja meid ka ja seda ma tean, kui ema oli kaevu juures ja võttis sealt välja ühe piimanõu, see võis siuke 5-6 liitrine olla, kas Ande mäletad, plekknõu oli küll jah. See oli piima õhtune lüps oli sees ja ema tõstis selle siis sealt välja ja meil oli koer Muta ja Muta istus selle kaevu kõrval. Ema tõstis selle piimanõu siis autokasti ja ronis ise ka ja siis me sõitsime meie väravast välja ja mul on nii meeles, kuidas see koer jäi ulguma. Ja sõit läks Rapla vallamaja poole. Seal me olime 3 ööd päeva, sinna toodi kogu aeg inimesi juurde ja muidugi ma ei tea, mismoodi see asi oli, ma tean, kui ema nuttis ja ütles, et kuhu te mind viite, et selle 2 väikse lapsega, et mul ei ole meestki kodu. Kuidas ta ei öelnud, kus kohas ta on? Ei no, aga meid jäeti sinna ootama. No ja, aga jah, tähendab, isad ei olnud kodu. See aeg oli talunikel see norm, norm, et teha riigimetsast palki. Ja isad, ega me ei teadnud ju mitte midagi, see küüditamine toimus ju kõik saladuskatte all ja seda protsessi nimetati priboi, oli see küüditamise. Kuidas seda öeldaks siis, mis asi see priboi oli? Oli, mis ta oli. Mitte operatsioon. No jah, isa, isa, nii kui korralik talu peremees, rakendas hobuse ette tema läks nädalaks ajaks siis metsa ja tema ei teadnud üldse, et meid viiakse ära, vaid oli Järvakandi metsas, siit 17 kilomeeter. Oli seal palki tegemas aga õnneks see aeg, kui meie olime siis seal vallamajas, see mees, üks mees siit, me ei tea kumbki Andek, kes see oli, mõtle läks sinna ja ütles isale, et sul ei tasu koju minna, et su pere on läinud. Ja no mis isal teha oli, rakendas oma hobuse ette ja hakkas tulema siis kodu poole. Ta teadis väga hästi, kus maalt paistab Tori talu kätte. Ta sõitis teatud maani selle hobusega, tuli siis ree pealt maha, oli sidunud ohjad ree külge, oli patsutanud hobust tagumiku peale aga vanasti hobused teadsid väga hästi teed koju. Aga ise läks vastassuunas, ta teadis kohe, et kui ta läheb sama või jääb sinna seisma, et teda tullakse sealt kohe nabima. Isa läks kuidagi ümber, ma ei tea, mis pidi siis, et ta sealt teiselt poolt nägi, kui see hobune jõudis õue, siis kohe relvamehed või need mehed olid karganud sealt kuskilt välja, püssid palgel, mõtlesid, et isa on nüüd seal ree peal, tutkid.
isa nägi kõike seda, mehed olid pannud kohe mööda neid jälgi pannud sinna metsa poole. Aga ei, nad ei leidnud muidu kedagi ja isal ei olnud muud teha, kui algus ta terve suve varjas ennast siis mööda sõprade küünides oli ja tegi siis nendele tuttavatele heina niitis ja punuskorve ja jutt tuli, et sügiseks saame me tagasi tulema. Isa oli kõik agu teinud ja kõik ja puha ja keda ei tulnud neid. Asi läks külmaks. Mis teha? Siis jälle üks sõber oli tubli mees, kes ütles, et me peame ikkagi sulle punkri tegema. Ja see läksid siis, nagu Ante täna ütles, selle koha nimi on Vareti, eks ole, Vareti mägi. Mina, kui lugeda seda raamatut, mis ta nimi oli, Vardla Linnuse raamatut, vaat seal on kirjutab sellest Vareti mäest. See oli selline koht, kus muinasajal viidi läbi riituseid igasuguseid. Ja nii kui Andegi ütleb, et ega seal midagi sellist ei olnud, et heina teha või miskid, et see oli soine maa. Ja vaat sinna nad siis selle sõbraga kaevasid siis augu ja katsid selle siis katuse moodi tegid peale ja nad lassid sinna peale kuuse, et ei oleks näha. Ja isa siis asus sinna sisse, ega tal muud seal ei olnudki, kui üks buržoika oli ja üks mingi voodi moodi asi ja seal ta siis oli. Isa oli selles onnis 3 aastat. See oli tohutu raske aeg temale, sest iga tund, iga minut võisid ju tulla teda otsima. Kuna see, kes isa üles andis, see oli ju naabrimees. Ande teab seda meest küll, see oli Innu Mark, nüüd on ta surnud, kes üles andis. Isa veetis oma aega siis sellega, et ta tõlkis eestikeelseid raamatuid saksa keele peale või oli vastupidi? Arvad, et vastupidi, võib olla küll. Ja siis ta käis samuti jälle, aitas ikka neid oma tuttavaid ööseti niitis heina ja et ta sai, sest et kõik need tuttavad tal, need ju teda toitsid. Tõid teatud kohta talle jälle mingi komsu toiduga ja see oligi tema toit, mis või et need aitasid teda. Muidugi juhtus ka siin kandis teati, et on kuskil 12-liikmeline punker ja selle pealikuks arvati, et on meie isa. Kuna isa oli haritud mees ja siis nad arvasid, et nojah, et see on. Aga see sõber, kellega nad seda isa punkert kaevas, see oli kohe öelnud, et ära sa sinna, ta teadis küll, kus see on. Et mitte ei lähe sinna teise punkrisse, sest et seal olid noored mehed. Ja no ega isagi põld vana, ta oli nõksu üle 40. Jah, kuskil 48, mis ta on. Et mitte ei läheks nendega koos, eks need metsavennad ju tahtsid süüa. Nad käisid rüüstamas kaupluseid ja käisid taludes ja käisid tüdrukuid kimbutamas ja ma tean, siin oli, ma täpselt ei tea, saadeti Tallinnast Partor kuskile kolhoosi siia. Siis need poisid, kes need metsavennad olid selle kätte saanud ja läbi kloppinud ja need jalatallad olid niimoodi olnud läbi lõigatud ja visati siis kellegi keldrisse, välikelder sinna ette sedasi. Ja muidugi see ju kõik seda valitsust ja ju ärritas väga tugevasti ja otsiti taga nüüd metsavendi, aga ei leitud. Ükskord oli isaga selline asi, kui ta seal oma onnis oli ühel hommikul,
Assoo, metsavendadel oli see seadus, et elusalt kätte ei tohi anda. Ja ka meie isal oli olnud revolver ja minu meelest, et selle teise relva nimi oli kerge kuulipilduja. Kas siuke asi võib olla? On olemas. Vot, et ei tohi elusalt kätte anda, sest nad ju piinavad ja sa reedad, kus need teised on. Ja siis jah, ühel hommikul, kui isa oli punkris, kuulis, kus üks mees oli hüüdnud, et mehed, tulge välja. Noh, mis teha? Isa oli mõtelnud, et mis ma teen, et kui ma välja ei lähe, et siis võib-olla viskavad selle granaadi sisse. Ja isa võttis siis oma revolvri ja tegi vaikselt selle luugi lahti ja vaatas, et üks mees, nagu jahimees, püst selgas, umbes 100 meetrit oli juba sellest tonnist eemal ja ta oli mõelnud, et ta sedasi seda asja ei saa jätta ja hüüdis seda meest. See mees tuli pikkamööda tagasi niimoodi, et isa läks vastu ja nad said kokku ja hakkasid siis rääkima ja isa seda meest kaudselt kuidagi laada peal olid saanud kunagi kokku, tundis teda veidikene. Ja isa oli küsinud ta käest, et kuidas sa mu leidsid? Ta ütles väga lihtsalt. Ta oli metsas ja ta laskis maha ühe varese. Ja see vares kukkus täpselt sinna kuuse sisse, kus isa siis all oli. Ja teine asi oli see, et metsavendadel olevat olnud komme, et pudeli sisse pandi kirjad, mis on saadetud. Ja mõtle, see vares kukkus selle pudeli peal, mis seal, isa peitis seda seal kuuse sees. Ja see kukkus sinna. Muidugi see mees läks selle varese järgi ja vaatas, pudel oli vaadanud ringi ja sai aru, mis seal all toimub. Ja sellepärast ta hüüdiski. Ja siis nad leppisid ilusti kokku ja see mees oli öelnud, et mina sind üles ei anna ja isa oli öelnud, et kui asi laabub, et siis saame kokku Rapla turul ja ma annan sulle esimese paari põrsaid ilma rahata. Mees oli aus ja sõnagi ei rääkinud, aga nad ei saanud kunagi enam kokku. Nii, mis sai siis isale saatuslikuks? Siin külas kellegil, see oli juba 3. aasta, kusagil aprilli algus oli. Üks sõber veristas omal kodusiga, aga meie isa oli selle ala spetsialist ja isa läks siis sinna appi. Tegid selle töö ära ja nii kui ikka sel puhul ju söödi ja võeti kärakast ka. Aga meie isa oli äärmiselt nõrk. Ja eks ta võttis ka seda napsu ja hakkas koju minema, aga ilus ilm oli olnud, päike oli paistnud ja ta hakkas sinna oma punkri poole minema, aga tee ääres oli üks heinasaad või heinakuhi ikka õigem nööb. Ta oli mõelnud, et lähen õige magan või ta viskan sinna natuke pikali. Päike paistis ja kõike puha ja ronis selle virna otsa sinna, aga natuke napsune ka ja jäi tukkuma. Jäi sinna tukkuma ja kuidas see niimoodi just oli, et see samane Mart Kurivaid läks isa jälgede järgi ja nägi, et isa magab seal. Ja muidugi, ma ei tea, kas siin külas oli kuskil telefon või pani ta tõesti Rapla valda seda kaevama, et Mart on leitud, ta on täitsa olemas. Aga isa see aeg ärkas üles ja paha aimamata pani plädinal oma onni sinna ja järgmine päeval hommikupoole oli siukene asi, et see mees andis teada, et kus kohas Mart on, aga nemad teadsid, et ta seal kuskil heinavirna juures on. Ja teda tulid siis taga otsima 12 sõjaväemasinat, täis varustust, mehed sõjaväelased ja 13 Punane Rist. Sõitsid siis ühte talu hoovi, kus arvati, et isa ennast varjab.
aeti sealt, need sõdurid kõik aeti siis sealt autodelt maha, need olid täägid teos, käisid, torkisid läbi kõik küünis, need heinad, mis seal olid ja kõik kohad otsiti läbi ja aeti välja sealt selle talust peremees ja perenaine. Et nüüd lähed viid sinna, kus see Mart on. Aga nad teadsid väga hästi seda, kus isa. Aga nad ei öelnud mitte üks sõna, vaid nii nagu need relvamehed või mis nad olid, lükkasid seda perenaist ja peremeest püssipäradega. Sinnapoole nad läksid. Aga nad ei läinud üldse sinnapoole, kus isa see punker oli. Ja kaugele metsa sisse nad ei julgenud minna, sellepärast, et teati, et metsavennad on ju relvastatud. Ja need teevad seal äkki tule nendel pihta ja ongi kõik. Ja nii, et nad ei leidnud. Isa ei teadnud sellest asjast midagi. Oli jälle ilus ilm ja isa oli mõelnud, et ma natuke pesen pesu. Ja oli siis üks silmapesu kaustal olnud ja ta oli õues ühe kuuse all siis seal natuke pessi. Ja oli vaadanud, et üks naine teeb niisuguseid jäneseaake nagu. No ikka ühe puu juures teise seas, et mis asi see on. Ja oli jäänud siis vaatama ja see oli tundnud ära selle naise küll. See naine tegi nagu korjas kuuse puu pealt vaipu. Ta vanasti keedeti seepi, siis panti sinna. Luga oli käes ja siis kausikene. Ja ta oli saanud, võimalikult ligemale isale, aga mitte päris. Ja oli öelnud, et Mart Kau, et sind otsitakse taga. Ja isa kohe läks siis punkrisse ära ja sai aru, et elu on kibe. Pani oma väikse komsu kokku ja pani öösse või vastu hommikud jala Agudi raudteejaama. Ja hüppas siis sealt rongi peale ja sõitis Nõmmele. Nõmmel elas isa vend Oskar, kes oli Balti jaamas rööpmeseadistaja. Sinna muidugi ligi ei tohtinud minna, sest neid kohti, kus isa vennad ja kõik, kes siin elasid, need olid kõik valve all, seda jälgisid kindlasti. Aga selle venna äia, või ta on Väimes, töötas Nõmmel saunas katlakütjana, voristiseks hüüti teda. Ta oli hästi vahva mees ja temal jutt väga hästi jooksis, isa läks sinna ja see oli kohe ütlenud, Mart, ole aga siia ei tule mitte keegi, sinna katlama oli. Aga isa ei tahtki seal mingid aega pikendada, vaid said oma vennaga kuidagi kokku seal saunas. Ja isa ütles, et vaata, mis aeg läheb Moskva peale kaubarong. Ja räägi siis selle tamburi või vaguni saatjaga jutt ära, et ta tahab sinna kaasa minna. No ja siis oligi, vend vaatas need asjad ära, saatis isale sõna ja isa hüppas siis rongi peale, tamburisse muidugi, kaubarongi. Ja sõitis sellega Moskvasse. Tal oli tohutu seiklus kindlasti, sest isa tuli meile, kas oli 3 nädalat sõitis või 6 aega. Ja hirmus kaua, kui ta jõudis meile Siberisse järgi. Ja Ande oli siis, ma ei tea mismoodi, et sina teadsid, et isa tuleb, aga tema nägi isa ja läks tal vastu. Isal oli selgas selline kollane vihmamantel, see oli nagu puldon või niuke. Ja käes oli vineerist punutud tehver, täpselt siuks samane oranž. Aga Ande ikka tundis isa ära ja muidugi hakkasid siis selle maja poole minema, kus siis meie elasime. Aga mina olin sellest majast, naabritalus või majas, mängisin seal tüdrukutega. Kui järsku Ande hüüab, Seerts, tule ruttu, isa on siin. Mina vaatan appikene, üks alasti mees, ta oli siuke kollane kõik. Et nüüd on Ande ära varastanud ja mind tahetakse nüüd siis
tahab mind ka. Need läksid siis sinna tuppa, aga asi läks õhtuks. Külm oli ja kõik ja puhk. Ma tahtsin, no et kuidas ma lähen tuppa, kui seal siuke hirmutis on. Ja hakkasin siis sealt maja tagant ja sedasi hiilimes. Ma nägin, isa tegi suitsu. Isa oli seal õues, trepi moodi moodustis oli, tegi seal suitsu. Ja siis ma hakkasin vaatan teda külje peal. See me ju isa ja siis isa hakkas mind meelitama, tule ligemale ja nii edasi. Ja siis saime ikka sõpradeks. Üldiselt mina sain oma isaga hirmus hästi terve elu läbi. Ema oli meil siuke töörüga ja temaga ei olnud kunagi aega. Kui mul raha oli tarvis, ma teadsin küll seda. Aga isaga me tegime igasugust tempud ära. Kõik metsas need puud me langetasime või tähendab kütted tegime valmis ja Ande, see oli ju kodus seal eegeldas ja luges raamat. Aga mina pidin aga tegema. Vaat niimoodi. Nii et algus, kui isa Siberisse jõudis meie juurde, ta oli absoluutselt läbi. Ja kas te usute või ei, kui ma nägin isa selga, paljas selga, siis isal olid sellised pisikesed, sinised seenekesed olid selgas. No ta oli ju pesemata ja palju sa ikka endal siit ulatad. Ja mul on nii meeles, et kohe tuli, me ju Siberis oli koolis niimoodi, et lapsevanemad tegid ise talveks koolipuud valmis. Ja minu meelest seda oli Ande 4 ruumi vist oli. Jah, ja no Ande käis ju koolis ja tuli see käsk, et peame minema puid tegema. No mina olin niisama, ma olin alles tattlapakas siis ju, aga ikka kaasas. Ja isa oli nii vilets, et ta jõudnud Andega ühe päevaks seda ära teha. Teised tegid lõunaks, natuke peal lõunat oli valmis, läksid kõik minema. Ja isa lihtsalt ei jaksanud. Ta oli nii läbi ja ma üldse hiljem veel, ma käisin ikka isaga koos, et kui ta midagi hakkas tegema, tal oli mingi vaevahigi oli ja selline, aga pikkamööda praavis. Ja tähendab, kui isa tuli Siberisse, siis ta tuli, seal me ju elasime niimoodi, et iga kuu me pidime käima miilitsas andma allkirja külanõukoguks, et me oleme olemas. Ja muidugi kõik ju kohe teadsid, et üks võõras mees tuli ja siis nad andsidki teada niimoodi, et nagu oleks isa tulnud oma õele külla. Aga seda lubati see miilits, kes meil seal oli, see lubas nagu kuu aega tal olla. Aga see kuu sai täis ja ega isal ei olnudki plaanis kuskile minna. Meil oli külas, teda hüüti kulakute kuningaks, üks mees, laiab pea, ei olegi enam mees, mis ta oli, Aleksander, jah, oli küll. Hüüti, tema oli siuke võimukas mees ja kõik ja puha. Ja isa rääkis tal juttu ära, et mis asja saab, et ma ei taha tagasi minna, et mis nüüd saab. Ja see mees tuli üks õhtu meile ja ütles isale, et too mul pudel viina, ma ajan asja korda. Kes see siis selle vastu oli, isa sai talle pudeli viina ja see mees läks selle miilitsa juurde. Ja ta ütles enda kumb, kas ma löön ta maha, aga sina jääd siia või annab loa. Ja oli üks, ma ei tea, kui mitu tundi ta kadunud oli, tuli tagasi ja ütles, Mart, sa võid jääda. Ära rääkis. Ja vaat sedasi, sellega ma vist täna lõpetan, aitab teil küll, hakake sööma. Meie oleme sööd, te ise oleme sööd. Jah, aga järgmine aasta, siis kui me ikka kõik elus ja terved oleme ja ühisel meelel, siis hakkame Siberist ka lõpuks rääkima. Aga nüüd on nagu aga et me täna just siin mail oleme ja minul on see võõras, aga Ande ju teab kõike siin. Et jälle, aga ikkagi kunagi kodukoha. Vaat niimoodi, nii et head isu.